esinemiste kava läheb edasi karateklubi Falco esinemisega, aga ma isegi nimetaks seda mitte esinemine, vaid presentatsioon. See oleks võib-olla palju uhkem, sest võib-olla peale seda toredat etendust siin, sportlikku etendust, on ka neid uusi inimesi, kes tahaksid teiega liituda. Räägime siis karateest, räägime sellest, kuidas siin Tartus on võimalik selle spordialaga tegeleda. Ja ega siis midagi. Nii, tere kõigile, tulge siia lava ette, nüüd hakkab karateklubi Falco tutvustus, demonstratsioon. Need, kes eile juba meid nägid, tulge ikkagi, sellepärast et meil on täna uued asjad varuks. Nii, kõigepealt siis, meil on 6 noormeest, kes on esinemas. Hakkame pikemast pihta. Hardo Post, Karl Viiol, Lauri Hein, Silver Hein, Kristjan Kitse ja Kaur Valk. Nii. Kuna karateklubi Falco tegeleb noortega kõige madalamast vanuseastmest, mis meil on siis 5-6-aastased peale, siis olemegi võtnud noori sportlasi just nimelt eri vanusegruppidest ja siuksest tõusvas pikkusejoones, et näidata erinevaid, kuidas laste karate välja näeb, kuidas noortel, kes juba võistlevad, välja näeb ja siis suuremad poisid siin on küll veel juuniori eas, aga nende jõud, kiirus on juba täiesti võrdne täiskasvanutega, natukene kogemusi juurde ja nad on kindlasti tulevikus täiskasvanute koondise liikmed. Nii, ja alustame siis noorematega Kaur ja Kristjan. Nii, kõigepealt näitame, et karatees treenitakse oskust kasutada oma kõhulihast. Nii, kõigepealt läheb nüüd Kaur selili ja Kristjan näitab, kuidas me õpime kõhulihase pingutamist. Poistele võib julgelt astuda kõhu peale ilma, et mitte midagi juhtuks. Ja palun, Kristjan. Nii, nüüd nad heidavad mõlemad selili maha ja mina võtan endal tossu jalast ära, astun neil ise ka kõhu peale. Kaalun 85 kilo ja võin öelda, et need poisid kannavad mind täiesti vabalt. Olen ka astunud kõhu peale palju väiksemale tüdrukule, 5-aastasele tüdrukule ja õige kõhulihaste kasutamisega ta ei tundnud mitte midagi, kannatas ilusti ära. Et see on väga vajalik esiteks löögikiiruse ja jõu saavutamiseks, teiseks löökide talumiseks, kui ka matš kõhtu tuleb, siis tuleb see ära seedida, mitte kohe käigarasse maha väega. Nii, kõigepealt siis Kaurile. Nii, tubli ja Kristjan. Astun vabalt kõhu peale. Nii, nüüd ma panen endale kinga jalga tagasi ja Kaur kõigepealt näitab siis Kristjan jalalööke, kui paine ei ole veel nii hea. Kristjan ulatab ka Kaurile vabalt püsti seistes pähe lööma, aga praegu Kaur laseb põlvili, alguses harjutatakse jalalööke niimoodi. Ja palun. Tuleb õppida lööki kontrollima ja löögi täpsust arendama. Kui püssi laskmist õpitakse, siis ei õpita ka mööda laskmist. Sellepärast me harjutame kogu aeg pihta löömist, täpsust. See on väga tähtis. Ja kui sa oled harjutanud ainult õhku ja boksikotti lööma, siis inimese tabamine võib väga raske olla. Nii, tubli. Ja nüüd teeb Kaur. Kristjan seisab püsti ja Kaur näitab, kui on juba paine parem. Ja üritab pihta lüüa. Väga tubli. Et paine on karates ka väga tähtis asi, me arendame järjepidevalt painduvust kooskõlas jõuga. Et selles mõttes ja koordinatsiooniga, et see on väga kasulik treening noortele. Nii, nüüd näitab Kristjan, kuidas me kaitsma õpime. Alustame. Ega võitlus ei toimu ainult püsti, vahel kukutakse maha ka. Kristjan näitab selili, Kaur üritab teda lüüa. Kristjan peab hoidma jalad Kauri poole ja ennast ära kaitsma. Ja, nii, tubli ja istuli. Ja blokib kätega. Kui teine ikka üritab pihta lüüa, siis on hirm naas ka, ega sa pead selle käe ette panema. Muidu teine paneb vastu nina ära kohe. Nii, tubli, ühe põlve peal. Hakkame järjest kõrgemale tõusma. Nii, nüüd kaitseb, blokib ära, kõik ei lase ennast lüüa. Ja teine üritab ikka alati pihta lüüa, sellepärast on see hästi väärtuslik harjutus.
nii. Nüüd tõuseb Kristjan püsti, käsi kasutada ei tohi, vaid käed selja taha. Nüüd ta peab kasutama ainult liikumist ja peaga põiklemist. Kaur üritab teda lüüa ja läks lahti. Sest alati ei jõua kätt tõsta, reaktsioon peab olema paigas, et kui silmanurgast löök on näha, juba pea põikab eest ära. Liikumine sinna juurde. Nii, ja nüüd võib Kristjan käed appi võtta, nüüd on kõige lihtsam. Ta võib liikuda, ta on püsti ja ta võib kätega blokkida. Et kui õpitakse võitlema, siis kindlasti ei ole löömine ainus asi, mis õpitakse. Võitlus koosneb võrdselt nii kaitsest kui rünnakust. Sellepärast harjutame sama palju kaitset, see on sama tähtis osa võitlusest. Kui on kehv kaitse, siis ei tarvitse heast rünnakust midagi kasu olla. Vastane kasutab kehva olukorra kohe ära ja pöörab võitluse enda kasuks. Nii, aitäh, tublid. Nüüd on siis suuremad poisid. Silver Lauri Hein on juba arvukalt üle-eestistel võistlustel medaleid võtnud, rahvusvahelistel võistlustel pidevalt medalitel. Ja kui nad kadetide ikka jõuavad, on kindlasti meil järjekordsed koondise liikmed. Nii, astume ette poole. Nüüd nad näitavad kõigepealt olukorda, kus asi läheb veidi keerulisemaks. Nüüd võib vastu ka lüüa vastane. Üks ründab, teine peab ära kaitsma ja vasturünnaku tegema või vastu lööma. Siin on väga tähtis kiire ajastus. Et sa saad aru, kui palju taganeda selleks, et löök tuleks hästi välja. Sest eest ära minna lõputult ei saa, tuleb minna piisavalt, et vastase löök õhku läheks. Muidu vastane lööb pihta. Ja kõiki võitluselemente me harjutame. Alguses teeme niisama tehnilise baasi selgeks ja pärast läheb kõike paaris ja võitlusolukordades läbi harjutades. Nii, tubli. Nüüd teeme väikese testi. Silveril on väga hea jalalöök. Võtan 10 sekundit oma stopperi pealt aega. Vaatame, kui palju kordi Silver selle 10 sekundi jooksul jalaga pähe jõuab lüüa. Nii, valmis, läks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aeg. 16 jalalööki 10 sekundiga. Väga tubli aplaus talle. Nii, suuremad poisid. Karl ja Hardo. Kõigepealt näitavad, miks nüüd see, enne näitasime nooremate poistega kõhu peale astumist. Nüüd näitame, miks see kasulik on võitluses. Sellest on väga otsene kasu, kohe näete. Siin tuleb taluda lööki. Nii, poisid, tehke nüüd ükskord niimoodi, et teine tõstab käed ülesse, seisate otse, käed üleval ja teine lööb jalaga kõhtu, ilma hüplemiseta. Ja lähed lihtsalt tugev lööb kõhtu. Nii, ja tõukelööb ka. See löök tundub, et ei lähegi nii sügavalt sisse, aga kes on kannaga kolmnurka saanud, see teab, mis tunne on. Et see on küllaltki valus. Ja isegi ära seedides tuleb harjutada oma iseloomu, sest enesekaitses ükstas puha, kui kõvad võitlejate olete, te võite ikkagi oma paugu sisse saada ja te peate taluma ka teatud valu, teil peab olema. Võitlus on väga paljus taluvus. Nii, väga hea. Järgmiseks näitavad poisid, lähme heidete peale üle. Karate on selles mõttes eriline, et siin võib lisaks löömisel ka heita. Ja heite järel sooritatud löök annab maksimumarvu punkte, ehk siis 3 punkti, mis on maksimaalseid arv, mida saab korraga saada. Ja läks siis. Nüüd Karl lasi jalalöögi küll läbi, aga alati, kui on õigel ajal tehtud peapõige, siis ka jalg, kui ta ulatub peani, ta ei ole nii tugev, mis hävitaks võitlusvõime. Vastane võetakse jalust maha ja lüüakse peale. Alumine jalg lüüakse kiiresti alt ära, sellepärast on jalaglöömine väga ohtlik iseendale.
näite, väga ilus kukkumine. Kukkumine on veel lisaks siin. Hea küll, järgmine asi, lähidistants. Lähidistantsi, kui te olete näinud boksist seotakse päris palju, siis karates siuke sidumine lõpeb kiiresti heitega. Vastane üritab sobivat positsiooni saada ja läheb maadlusesse üle. Vastane üritas lüüa, väike kaitse, blokimine, sidumine, maha viimine. Nii. Ja miks poisid teevad seda fokusseeringut, me kutsume fokusseeringuks, et miks karjutakse löögi ajal. See ei ole vihast, see ei ole sellepärast, et me oleme maru pahased vastase peale. Hea küll, aitäh poisid teile. Nii, nüüd näitame võitlust natuke. Nii, Karl või see, Kaur ja Kristjan lähevad, näitavad võitlust siis, kuidas nooremad teevad. See karjumise juurde tagasi tulles, see ei ole sellepärast, et pahane vastase peale, vaid sellepärast, et kõhulihaste pingutusega saavutatakse ja karjatuse abil saavutatakse suurem, tugevam kõhulihase pingutus ja kõhulihaste pingutuse abil ühendatakse ala- ja ülakeha jõud ja suunatakse kogu keha jõud ühte punkti. Ja selle võrra tuleb löök kiirem ja tugevam. Seda kasutavad, boksijad kasutavad hingamise abil lihtsalt, kes on boksitrennis käinud või boksi pealt näinud, käib siuke aktiivne nina kaudu hingamine, seda kasutatakse täpselt selle sama kõhulihaste presside saavutamiseks. Nii, aitäh ja lähevad Silver ja Lauri. Silver ja Lauri on vennad ja konkurendid. Kui Lauri on pigem kastu, Silver on kiirem. Nüüd nad ei ole enam ühes kaalus, eelmine aasta võistlesid veel ühes kaalus. On mõlemad 11 edestanud võistlustel. Nii, Jame. Jame on siis jaapani keeles aitab. Ja kõige suuremad poisid näitavad ka võitlust. Sellel ajal ma räägiks karateklubist Falco. Me asume Tartus. Meil on pea 200 noort, kus täiskasvanutega on meil kuskil 230 inimest. Ja treeningutel on asja nii kõige noorematel kui täiesti juba küpsetel täiskasvanutel inimestel. Täiskasvanute trenni näiteks viib läbi praegu Marko Luhamaa, väga ilus jalalöök pähe, viib läbi Marko Luhamaa Eesti esikarateeka ja praegu käib seal sõjaväel käsivõitlusprogrammi läbivõtmine, et see ei ole puhtalt sportlik karate, mida õpitakse, vaid ka rakenduslik rusikavõitlus, mida saab mujal elus rakendada. Sest see, mida me näeme, mida poisid teevad, nad töötavad siiski sportliku eesmärgi nimel. Meie eesmärk on spordis kõrgeid tulemusi saavutada ja selle läbi parim kiirus, parim reaktsioon saavutada. Aitäh! Et kellel on huvi, vaadake meie kodulehekülge www.karateklubi.ee. See karateklubi jääb kõigile meelde. Nii et astuge meie koduleheküljelt läbi ja kellel on huvi Filosoofi 15 Tartust, tulge kohale, proovimine on tasuta. Tulge, võtke riided kaasa, proovige ära, saate asjaga tuttavaks. Ja meie kreedo on see, et kui sa tahad ujuma õppida, siis sa pead ka vette minema. Kui sa tahad võitlema õppida, siis sa pead ka võitlema. Sa pead võitlusse astuma. Et katsume võimalikult palju asja rakendada võitluses. Kõik õpitud kohe läbi proovida. Aitäh kõigile! Et kohtume siis treeningutel! Suur tänu! Sedasi...